Margus Kiiver, Raik Ausmees, podcast Kiirus ja me oleme nüüd me kirjutamegi ennast Eesti ajalukku. Ja, sest me oleme Eesti Rahva Muuseumis. Me istume siin Eesti Rahva Muuseumis silla ala peal, kus on toimunud väga palju suurepäraseid sündmusi ja nüüd siis ka Kiiruse podcasti salvestus. Meie selja taga... Uskumatu. Meie olemegi nüüd osa ka Eesti muusikakultuurist. Ja meie selja taga on siis 5 näituse üks osa. Kuule, legendaarne raadio, millest me räägime, peabki 5 näituse eest. Absoluutselt. Ja ma tegelikult soovitan kõikidel meie kuulajatel, vaatajatel siia Eesti Rahva Muuseumisse tulla 5 näitust vaatama. See on väga äge. Ja miks me siin olema? See väike asi ka. See väike detail ka. Just tegelikult hetk tagasi lõppes 2 asja. Lõppes Delfi WRC Rally Estonia ja lõppes Formel 1 etapp Belgias Spa rajal ning kuna me oleme ikkagi ennast kätest jalust sidunud Raiko mõlemaga, siis me oleme täna siin ka rallil ja oleme vaadanud ka vormeli ära ning valmis minema eetrisse. Let's go! Kvalifikatsioon Spaas või peame veel millelgi enne seda peatuma? Ma arvan, et tegelikult enne kvalifikatsiooni me võiksime korra peatuda 2 sõitjal, kellel olid siis väikesed detailide vahetused. No, tegelikult mootori vahetust ei saa öelda väikseks detaili vahetuseks. Sõltub millega võrrelda. Ja, Red Bull Powertrain powered by Ford või kuidas see on. Ehk siis Red Bulli tehtud mootor, teine auto, millel on Fordi logo. Isaac Hatchariga roolis, siis Hatchari autol vahetati ikkagi enne Belgia etapi mootor ära ja see tähendas siis seda, et ta startis stardirivi lõpust. Ning teine sõitja, kes siis oma algsest kvalifikatsiooni kohast kaotas 10 positsiooni, oli Lando Norris, kelle McLarenil vahetati ära siis aku, mis teatavasti kogu selle Mercedese mootori nii-öelda üks problemaatiline koht on ja me eelmine saade tegelikult rääkisime ka, et nad veel ei teinud, aga nüüd nad ikkagi tegid selle lükka ära ka, ehk siis upgrade'itud akulahendus ja Norriselt siis 10 kohta kukkumist stardirivis võrreldes sellega, mis ta kvalifikatsioonis välja sõitis. Ja kui me kvalifikatsiooni juurde lähme, siis teeme hästi kiiresti ülevaate, et kvalifikatsiooni esimene ring tõi selle, et välja langesid Alex Albon, Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Sergio Perez, Renato Alonso ja Lance Stroll. Surprise! Tegelikult natukene oli, võib-olla see on siuke so-so, Williams, see, et üks ikkagi edasi sai, on ju kõva edasiminek jällegi. Kindlasti Williamsi puhul ja igasugune selline mingisugune väikene progress on positiivne. Ma lihtsalt korra Hatchari juurde ütleme juurde ka, et seal vahetati ikka vähe rohkem. Seal oli siis mootor, turbo ja ka väljalaske osi, mis tähendaski seda, et kui kõik asjad kokku liita, siis sellele ta kukkuski sinna nii-öelda nagu stardirivi lõppu. Me tunnistame täielikult seda, et me ei tea kõiki reegleid 100%, et kui palju mingi asi toob kaasa sul sõitjate rivis kukkumist või muutmist või mingid karistussekundeid või mis iganes. Kvalifikatsiooni osakond number 2. Seal ma küll ütlen seda, et Oliver Bearman, Sainz ehk siis Williams Haas, et nemad, aga et mõlemad alpiinid. Alpiin on näidanud ennast viimased sõidud ülitugevalt, minu arvates on kvalifikatsioonid hästi läinud. Ja Nico Hülkenberg 14. positsioon, samal ajal kui Gabriel Bortoleto siis võitles 10. välja, ehk Q2 langejad Liam Lawson, Racing Bulls, Pierre Gasly, Colapinto Alpine, Hülkenberg Audiga ja Sainz Bearman siis Williams ja Haas. Ja Q3? Audi Q3. Ma ütleks selle kohta siis, et ei olnud seekord George Russellil. Ei olnud tema kord. Ei olnud, jah. Tal ei klappinud. Ja me loomulikult nagu tema juures nagu peatume ka hiljem. Aga ma arvan, et tegelikult kes nagu kvalifikatsioonis
ma arvan, Raiko kõige pikema kõrre tõmbas, oli ikkagi Max Verstappen ja Red Absoluutselt, Bull mängis oma strateegia väga hästi. Kuna nad teadsid, et nagunii Hadjar stardib rivi lõpust, siis ta piltlikult öeldes ohverdati, mis piltlikult tegelikult ohverdatigi. Ja see tähendas seda, et ta andis siis, inglise keeles on see tow, ehk siis vedas Verstappenit oma tuules ja Verstappen ütles väga selgelt välja, et ilma selleta poleks olnud võimalik, et ta oleks ennast teisele kohale sõitnud. Niimoodi tehakse põhimõtteliselt kogu aeg kardispordis. Keegi peab olema veduriks, sõidab kogu see päkk seal koos, aga tavapäraselt siis seda vormelis ju ei tehta, iga mees on enda eest ja tiimikaaslane ei hakka niimoodi ohverdama, aga väga ilusti mängitud Red Bulli poolt, ei ole midagi öelda. Ja kui me võtame siis kvalifikatsiooni osakonna kokku, härra Antonelli ja tema järel 0,317 Max Verstappen, tegelikult on vahe ikkagi suur. On. Sealt edasi Lando Norris, George Russell, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Oscar Piastri, Arvid Lindblad, Gabriel Bortoleto ja Isaac Hadjar siis lõpuks oli nagu oli. Ta vist ei saanud sealt aegagi tegelikult kirja. Ja, DNF oli tal lõpuks läks kirja. Nii et väike hingetõmme ja siis lähme selle võidusõidu juurde. Belgia GP. Meie olime sellel hetkel, kui ideaalne lõppes WRC Delfi Rally Estonia autasustamine Käärikul ja algas kohe F1 etapp. Nagu see hetk, kui meie lülitasime laivi peale, hakkasid 5 tuld kustuma. See läks meil päris hästi. Ja... Ma arvan, Tarmo Hõbe ütleks selle kohta, et see oli planeeritud. Jaa, võib ka nii öelda. Aga sõit hakkas tegelikult kohe üsnagi hooga pihta ja tuleb tunnistada, et seal alguses oli päris huvitav vaadata, et kellel, kuidas see nii-öelda nagu aku täituvus oli ja kus nad seda siis nagu alguses seal kasutasid. See on tegelikult paremates sõitudes ka olnud, et alguses keegi on kellegist nagu selgelt parem ja kui Kimi Antonelli sai Max Verstappeni kõrval tegelikult väga mõistliku stardi, siis Verstappen ikkagi mingil hetkel Camel Straight'i peal lükkas parema jala sirgeks, ilmselt sai natukene ka siis nagu overtake moodist või kõigest muust seal jõudu juurde ja möödus, aga probleem ei olnud mitte neil kahel, probleem oli üllatus George Russellil taas. Ja temast justkui ka postist tuiskasid mööda ju Ferrarit samuti. Ja see oli nagu tegelikult kas ka oli Piastri ju? Ja Oscar Piastri ka. Aga huvitavaks läks. Minule meeldib nalja visata, seda mõni inimene teab ja on kuulnud. Ja mul on selline tunne, et kui olukord hakkab kuhugi poole minema ja Lewis Hamilton näeb võimalust George Russelli elu raskeks teha, siis ta seda teeb. Ja täpselt niisugune asi nagu tahad või ei taha ja ükskõik kui palju selle kulul nagu mingisugust münti veeretada, siis mehed läksid ikkagi võitlema või siis Lewis Hamilton läks veel rohkem ja George Russell jäi raja äärde ja me saime endale põhimõtteliselt seal esimestel ringidel ju kohe turvaauto ja Lewis Hamilton sai karistuse. Lewis Hamilton sai karistuse 5 sekundit, mille peale ta ohkas sügavalt ja ütles another one, ehk siis järgmine või taas kord. Dramaatilisust ma arvan, tegelikult ta oli natukene võib-olla pettunud, sest päris paljud ka väliseksperdid ütlesid, et see oli nagu pigem racing incident ehk siis võidusõidu situatsioon, aga meie ei ole FIA kohtunikud ja kui FIA kohtunikud on öelnud, et nii on, siis ega selles mõttes keeruline on sellele vastu vaielda, isegi kui see sellega nõus ei ole. Ja sealt edasi meil, kuhu poole see asi siis ujus. Algul tundus, et läheb Kimi Antonelli aeda, siis tundus, et vahe väga suureks ikka ei kasva. Ja seal oli tegelikult näha, et Kimi Antonelli, kes ikkagi nagu oli väga, väga hea soos, justkui nagu kõik klappis, korraks tekkis siis situatsioon, kus võistluste juhtimiskeskus kutsus rajale virtuaalse turvaauto ja see kestis oodatust vähem, ehk et tegelikult mingite erinevate kokkupõrgete raames, näiteks Haasid said omavahel kokku, Oliver Berman läks refi vahetama, siis tegelikult selles olukorras kuskil oli mingit
autotükke või midagi oli raja peal ja kohtunikud koristasid selle nagu väga kiiresti ära, aga Mercedes üritas kohe siis nii-öelda nagu reageerida vastu Ferrari. Ei, see tuli hiljem. See oli hiljem. Aga Antonelli ju läks tegelikult, kutsuti boksi. Ja ennem seda oli, kas Verstappen oli juba boksis käinud ja Antonelli ja Mercedes nägid nagu avanevat võimalust, et teeme siis nagu kiire ja sellise natukene nagu odavama boksipeatuse, aga õnnetuseks virtuaalne turvaauto lõppes kohe ära. Aga virtuaalne turvaauto tuli hiljem tagasi ja seda korda me nägime taaskord Ferrari head taktikat, kuigi vahepeal suutis isegi Lewis Hamilton oma võistlusinseneriga natukene seal pahandada ja küsida, et mis toimub, et me ju leppisime mingi strateegias kokku ja see öeldi rahulikult, we have changed the strategy, we have on plan B. Et see oli tegelikult miski, mis jah, nagu ütleme, nad reageerisid kiiresti virtuaalse turvaautoga, tõid mõlemad autod sisse, Leclerc pääses juhtima ja Hamilton sai ka tegelikult oma 5 sekundit ära teenida üsna soodsalt. Ja kui me nüüd siin ütleme, et raadioosakonnale joone alla tõmbaks, siis võib-olla annaks välja selle info, et DNF-id, Stroll, Perez ja juba mainitud on ju Russell. Kui sinna sabaotsa veel korra vaadata, siis Fernando Alonso sai +2 läps ja Valtteri Bottas +1 läpp. Aga esimene ots, Kimi Antonelli, Charles Leclerc, Max Verstappen ja nüüd on küsimus, mul siin protokollis ikkagi seisab Lewis Hamilton. Tema siis, praegu minul, see on siin refreshitud andmed. Jah, aga see võib veel muutuda, kuna boksipeatusest välja sõites õnnetult tabas ta ühte Ferrari mehaanikutest, ehk siis tegelikult tahtis nagu varem ära minna. See, ma ei saanud aru, kas ta jäi nagu rattavõtmega sinna. Ma ei pannud vaata ka seda, ma ei jõudnud seda olukorda nüüd enne meil salvestust üle vaadata, et seal on ju see, et kõik peavad käedest, me keegi peab andma loa ja nii edasi. Aga mulle meeldis see, kuidas Lewis sai aru, et jama oli kohe muretses nii-öelda, sa sõidad võidu, sul on täiesti poodium käega katsuda. Aga sa kohe tunned muret, et kas temaga on ikkagi kõik korras. Ja muidugi, tiimiliige ju. Just. Aga unsafe release, need on need kohad, kus sõitja saab karistada sellest, et tema ei pruugi alati sellest süüdi olla. Ei. Et temal ikkagi antakse märku, millal liikuma hakata. Aga jah, Lewis Hamilton kogu selle asja peale ikkagi 4., Oscar Piastri 5., Isaac Hadjar 6., Lando Norris 7. ja Gabriel Bortoleto tõi Audile taaskord punkte 8. koht. Ja Arvid Lindblad ja Franco Colapinto siis rebis ka Alpini lõpuks siin ühele punktile ära, sest ma ütlen tõesti, et pigem neil nagu kvalifikatsioon liiga hästi ei õnnestunud. Ma vaatan selles neid mõttes, tulemusi. et Raiko, me ei saa üle ja ümber Kimi Antonellist. Me ei saa. Me võime selles mõttes ju küll öelda, et me oleme pea iga podcast temast rääkinud, aga nii palju, kui ma kuulan ka erinevaid välispodcaste, siis on ka ikkagi tegelikult tema selline personaalküsimus kerkib ikka ja jälle esile. 2. aasta vormel 1, mis tal nüüd siis on sellel hooajal, ma ei tea. 5 võitu. 5 võitu, eks ole. 5 võitu. Kui me võitudest räägime, siis Kimi Antonelli 5 võitu, George Russell 2, Lewis Hamilton 1, Charles Leclerc 1. Teistel on 0 ja üldiselt poodiumi kohti on Kimi Antonelli 7, Hamilton 5, Russell 5, Leclerc 3. Ja Kimi on täna tegelikult oma meeskonnakaaslase George Russelli hetkeseisuga ikkagi üle sõitnud. Et me oleme hästi palju kuulnud George Russellilt selliseid kommentaare, et küll see auto ei sobi ja küll on igasugused muud mured, et Kimi kuidagi nagu hästi vabalt ja mõnusalt seda kõike võtab ja tänane sõit tegelikult näitas seda täpselt samamoodi. Et isegi, kui oli olukord, et nad võib-olla, ma ei ütle, et nad läksid taktikaga alt, nad reageerisidki kiiresti, aga nad ei jõudnud piisavalt kiiresti nii-öelda vastu reageerida. Aga vaatamata sellele, see auto töötab hästi, Kimi sõitis targalt ja suutis ikkagi Charles Leclerc'ist mööduda ja lõpuks jäi see vahe 1,9 sekundi peale, kuigi tuleb tunnistada, et Charles Leclerc väga ilusasti hoidis selles nii-öelda overtake mode ehk siis selle sekundist vahet, ta võitis lõpuni, aga tuleb tunnistada, et seda puhku ikkagi
see Mercedese kombinatsioon kere ja jõuallikas töötab väga hästi, nad on suutnud ennast läbi hooaja korralikult ka upgrade ida ja igati teenitult võit ja lõpus oli veel ka koht, kus siis võistlusinsener ütles, et Kimi, vaata rajapiire ehk siis track limits. Ta küsis kohe kiiresti vastu, et palju mul on. Ta ütles, et 2 on kirjas, me 3. ei taha. Ja sai sellega ka kenasti hakkama, nii et ega selles mõttes võib-olla selle andeka noormehe peal rohkem ei peatuks, aga tuleb tunnistada, et mees sõidab oma eluhooaega ja ma ei tea, mis see vahe praegu on punktidele. 40, ühesõnaga, mis toimus kõigepealt? Esiteks siis tänu tänasele intsidendile Lewis Hamilton sai George Russellist mööda, nende 2 mehe vahe on 5 punkti, aga Hamilton on siis Antonellist 45 punkti maas. Midagi ei ole veel selge. Ütleme, et see olukord, kui vaadata, ma väga kahklen ja kõhklen selles, et Charles Leclerc'il sinna esikohale asja on. No kahtlen. See punktide vahe muidugi ei ole, matemaatikas on kõik võimalik, aga ma siiski kahtlen. Aga kui me mõtleme seda, et kus kohas on hooaeg, meil on siin kõigil võimalik veel uuendusi, asju laduda, rajad tulevad erinevad, me ei tea, mis hooaja lõpus saab, sellepärast, et kui me mõtleme Saudi peale, F1 ei ole veel reageerinud, aga kestvussari VEC juba tõstis oma sõidud ära Araabiast, mis samamoodi pidid aasta lõpus olema. Aga see 50 vahe, see on ju, täna juhtus Russellil, homme juhtub Kimil, -25 punkti, see läheb veel väiksemaks, see vahe on ju. Ei. Ja ma arvan, et see, kes ei tahaks, selles mõttes, et mina ei taha Russelli võitu, võin selle välja öelda. Samas me saaksime igal juhul uue maailmameistriga Russelliga. Kimi Antonelli oleks nagu mingi, Netflix elaks selle peal. Netflix elaks ka Lewis Hamiltoni peal. Absoluutselt, et see oleks nagu maailmameistrivõistluste seisukohast oleks nagu päris äge, et olen öeldud, kordan veel kord, ei ole Lewis Hamiltoni fänn, aga olen talendi austaja ja saan nagu selgelt aru ka seda, et ega tema puhul aeg kahjuks tiksub nii-öelda nagu kahjuks, et tal on nagu see aasta, kui tundub, et see kombo nagu toimib ja tuletan meelde, et tegelikult Ferrari peaks saama nüüd, kas nüüd enne summer breaki või pärast seda ka veel ühe tõsisema mootori upgrade'i. Ja selle peale nagu ka loodetakse ja ma olen suga nõus, et radade puhul me ka ei tea ja ma olen täiesti kindel, et promootor hoiab lõpuni hammastega nendest viimastest Lähis-Ida etappidest kinni väga lihtsal põhjusel. On see, et need etapid maksavad täna promootorile kõige suuremat raha ja kui etappi ei toimu, siis ei liigu ka dinero edasi ja tagasi ja nii on. Ma võin vormeli fännina öelda seda, et eelmisel aastal õnnestus ju Abu Dhabit külastada ja vaadake, otsige üles masinavärgi sotsiaalmeediast, need, mis me seal Ristoga tegime. See on ka üliäge etapp kogu oma korralduse ja kõige poolest ja ma ütlen teistpidi niimoodi, et kui esmapilgul näiteks, kui korraks hüppame sinna lihtsalt, kui esmapilgul keegi vaatab seda pileti hinda ja asja, aga süvenege, mis selles paketis sees on, bang for a buck ja kui mõnusalt on kõik asjad ära hostitud ja korraldatud, ei tahaks, see on äge, tulede valges nii edasi, kõik, aga täna on olukord selline, me ei ennusta. Kuule, aga mõtlesin, et viskaks pilgu hoopis siia saba osasse korra. Me kogu aeg räägime siin kõikidest esimestest ja palju ongi võib-olla loota midagi siit Cadillac'idelt on ju ja ka Aston Martin, kuigi Fernando Alonso on 1 punkti võtnud. Aga mina arvan, et kui me nüüd Audi tiimis sees vaatame, Gabriel Bortoleto 10 punkti, Hülkenberg 0. See on ka ikkagi päris huvitav seis. Mina arvasin, et kui minnakse sinna, uus tiim, vana tiim, ülevõetud tiim, mis iganes on ju, aga sakslane Saksa tiimis äkki on nagu mingi teistsugune approach talle, aga Bortoleto sõidab tegelikult hästi ja ma arvan, Bortoleto on üks nendest, kes ma väga tahaks uskuda, kui ta, ütleme, et kui poleks Audi tulnud F1
ja oleks olnud Sauber, siis Bortoleto oleks see mees, kelle kohta mina ütleks, et ta väärib paremat. Täna ma väga loodan, et Audi suudab kiirelt areneda ja pakkuda Gabriel Bortoletole seda, mida ta väärt on, sellepärast et ma usun, et ta sõidaks ja tooks kindlasti palju rohkem, et pigem on Nico Hülkenbergi kell see, mis tiksub sarnaselt Lewis Hamiltonile. No Sergio Perez ütles ühes podcastis, et tema hinnangul Nico Hülkenberg ongi nagu väga hea sõitja, kindlasti sarja üks parimaid ja tal lihtsalt ei ole olnud seda nii-öelda nagu oma hetke või on, nagu, see üks hetk on olnud. Ja see üks hetk on olnud, aga tal ei ole nagu seda päris õiget meeskonda olnud, kellega tulla. Ja noh, mina olen nagu selles mõttes seda meelt, et kindlasti jah, nagu F1 peaks andma noortele rohkem võimalusi, et samas võtta see eelmine hooaeg, seal ainult noored olidki peaaegu. Ja vaat siis tuli nagu rohkem peale, aga tegelikult me oleme jah selles mõttes nagu keerulises olukorras, et kus ikkagi tegelikult F2 maailmameistri tiitel ei taga sulle kohe seda, et sa tuled ja hakkad sõitma vormel 1, et see mäng on natukene kaugem ja poliitilisem. Et no näis, mis siin saama hakkab, aga teine mees võib-olla teile puhul ka nagu ei saa öelda, et nüüd siin tulevik võib-olla liiga helge on Esteban Ocon, kui me vaatame Haasis, et on räägitud sellest, et mine tea, mis temast saab, eks ole. Teisest küljest, mis üldse nagu Haasis saab, seda me eelmine kord puudutasime, et äkki me näeme hoopiski Toyotat tagasi tulemas, mille üle ma tean, et 5-1 liige Kohver oleks väga rõõmus. Ta ütles, et jah, las tulevad tagasi. Eelmine kord neil läks ju pekki. Et tegelikult kui me võtame selle Haasi meeskonna, eks ole, ja Oliver Bermani, siis no ilmselgelt on see, et sa ju saad aru, kuhu ta tegelikult jõuda tahab. Muidugi. Väga tore on selle Haasiga sõita, aga tema koht tegelikult ta ise tunneb südames, et tema süda on punane, et ta tahabki jõuda Ferrarisse. Ja nüüd ongi küsimus, et kui kaua ja mismoodi Lewis Hamilton, aga me oleme ju selles kohas ka, kus hetkeseisuga Ferrari 1 oleks just kui Lewis Hamilton, aga elame. Mõtlesin, hüppame siis ka konstruktorite arvestusse ja tuleks ka siis alt üles, et meil nullipoiss on Cadillac. Aston Martini 1 ära eksinud punkt. Audi 10, Williams 11, me oleme rääkinud korduvalt, Williamsist on kahju, neil on vaja kaalu langetada, et ja nii edasi. Haas, Racing Bulls, aga et Alpine on Racing Bullsiga samal pulgal ja Alpine on ka võtnud sellel hooajal poodiumi. Ma ütlen, mul oligi kahju. Mul oli tegelikult peale kvalifikatsiooni oli tõsiselt kahju teatavatel põhjustel. Elame Alpine'ile kaasa. Aga nad tulid punktidele mõlemad see sõit. Väga hästi, väga hästi. Ja siis Midfield saab justkui otsa, on ju. Aga ma ütleks, et ega see Red Bull ka kuigi, nüüd ma ütlen kuigi, ülevalt alla tulles on siis Mercedes, Ferrari, McLaren, Red Bull. Mõtlen, et need huvitavad asjad siin konstruktorite arvestuses, kuigi mõtlen, ma ei tea, võit on see kõige tähtsam või? Konstruktorite arvestuses. Jäime konstruktorite arvestuses kolmandaks, pole nagu vormelimaailmas midagi liiga erilist. Seal ikkagi rihitakse võitu, et maailmameistritiitlid on vormel 1 maailmas kõige tähtsamad, et see teine ja kolmas koht. Mõnes mõttes nagu jalgpallis ka tegelikult, et see kolmanda ja neljanda koha mäng on selline nice to have, mis sest, et see nagu hokimängu hakkas meenutama. Lihtsalt korra selle Williamsi juurde nagu viskan nagu väikese turundusmõtte ka, et kui nad nüüd nagu näiteks ütlevadki, et okei, me leidsime lahenduse siin suvevaheajal, eks ole, ja me suudamegi endal seal kaalusse 70 kilo või mis neil seal on üle maha lihvida kuskilt. Ja siis kujutad ette, kui nad tulevad Hollandi etapil augusti lõpus tulevad peale ja tiimi see auto külje peal on suured Ozempic. No vot. Ma loodan, et kõik kuulavad meie turundusnõu, sest me ise arvame, me oleme väga kõvad turundajad. Ma ei tea, on meil midagi siia veel äärmiselt olulist lisada? Ma kardan, et ei ole, sest ega me selles mõttes me ei valeta oma kuulajatele, vaatajatele, et me oleme sellel nädalavahetusel olnud selline nagu bipolaarsed, et me oleme suutnud olla nii F1 kui ralli teema peal, sest kui ikkagi autoralli maailmameistrivõistluste kodus toimub, siis me Raikoga oleme viisil või teisel kohal ja tšekake erinevaid masinavärgi
teate, content'i tuli sealt ikkagi mõned nagu päris asjad ei kõvasti. ole veel avalikkusele väljagi öeldud, mida saan siin podcastis teha. Olin 2 päeval Malcolm Wilsoni autojuhiks. Jah. Mina... On mõned asjad, mis tõmbavad täiskasvanud mehel pisara silma. Oli väga emotsionaalne, oli äge. Palju õnne Robert Virvesele ja Kuule. Jakko Viilole. Ja mis asi on Rally Estoniaga? Kuidas siin alati kõik oma esimesi võite vormistavad? Ja meil kusjuures, ma arvan, et lõpetuseks räägimegi, et ütleme, Sami Pajari, Marko Salminen, esimene WRC võit, väga äge, kindlasti väga teenitult, tegi tegelikult sama trikki, mis Oliver Solberg eelmisel aastal ja WRC 2-s, Robert Virves ja Jakko Viilo, ülikõva võitlus, Eesti-Soome maavõistluse võitsime ja kui me räägime ka rahast, siis mäletatavasti Eesti sõitjatele auhinnafond 50 000 eurot Delfi Rally Estonial ja 50 000 jagunes siis 25, 15, 10, 25 000 Robert Virvesele ja Jakko Viilule, 15 000 Patrick Enok ja Silver Sim ning 10 000 siis Karl Martin Volber ja Annika Sõna. Ma arvan, et see oli nagu eraldi ilus poodium, kui need Eesti sõitjad seal koos olid ja oma selle... And the most important. Rally Estonia founderid ehk siis asutajad Urmao Silver Kütt ilusasti lõpuni ja see oli emotsioon, see lõpupoodiumi emotsioon oli äge. Need, kes sealt ära läksid, oma viga, sellepärast tulebki spordivõistlusel olla lõpuni välja, mitte panna esimese hooga minema ja istuda ummikus. See oli... me sõitsime tagasi ummiku vabalt siia. Ja, me saime emotsiooni ja ummiku vabalt sõita. Aitäh teile ja ega meil siin palju minna pole. Ungaris järgmine nädal lõpp juba. Ja siis juba kuuajane suvepaus. Kiiruseni!